Ja täna on meil siin väga väärikas seltskond teie ees. Kõik inimesed, kes isiklikult Valdo Rohakat tundsid, teadsid ja ma usun, et neil igal ühel on väga põnevaid lugusid jagada. Nii et alustan siin kohe minu paremat kätt. Ma usun, et keegi nendest ei vaja tutvustamist, aga siiski kunstnik Ilmar Kuusamäe. Võime aplausid olla teha. Siis proua Maineling, kes on, nagu me teame, kunstiteadlane ja selle näituse kontekstis väga oluline isik seetõttu, et just tema kirjutas siis ka Valdo Rohaka lühimonograafia näituse kataloogi, mida te saate ka siin teises ruumis kindlasti sirvida. Nii et Mai Levin. Kolmandana on mul rõõm tutvustada selle näituse kaaskuraatorit, väga olulist inimest ka selles osas, et need tööd, mida me täna siin näeme, on, ma julgeks öelda, kõvasti üle poole just tema kogust, ehk siis Mart Lepp. Siis neljandana samuti kunstnik Peeter Laurits, kes ma usun, et on igatpidi ka samamoodi Valdo Rohakaga seotud ja te kindlasti kuulete nüüd täpsemalt selle vestluse jooksul, kuidas. Ja nagu inglise keeles öeldakse, et last but not least on siis Ale Galeri peakuraator kunstiteadlane Harri Liivrand. Ja tema on ühtlasi ka see, kes tänast vestlust modereerib, nii et jõudu sulle, Harri, ja meeleolukat vestlust. Aitäh! Tänan väga, Katre, selle sissejuhatuse eest ja jõudu läheb täna vaja sellepärast juba, et 4 väga prominentset vestluskaaslast on teie eest ja kõigil on Valdo Rohakast oma mälestusi väga erinevatest perioodidest ja siia juurde ma võiksin lisada ka seda, et ka mul on olnud võimalus Valdo Rohakal Pütiolus külas käia 3 korda ja olen temaga väga sporaadiliselt 80 aastate lõpus, 90 aastate alguses kohtunud kas mõne näituse avamisel või siis näiteks Tallinnas Kuku klubis. Mäletan, et kunstnike liidu kongressi, nagu tollal nimetati seda, selle järelpaketti Kuku klubis, kus sai Valduri ja tema abikaasa Eetlaga siis juba napsuklaasi taga arutanud kunstimaailma olulisi küsimusi ja ma pean ütlema, et Rohaka seisukohad olid alati sellised väga modernistlikud ning ta oli väga hästi kursis ka juba noorema kunstiga, ka väliskunstiga 80 aastate lõpust alates ja temaga oli huvitav muidugi vestelda ka ju nii-öelda Pallase aegadest, järelpallase aegadest, 40-ndatest tervikuna, siis juba 5. aastate lõpp, 60-ndad ja igav ei olnud temaga kunagi. Aga mina tundsin teda tõesti ainult pealiskaudselt ja need on olnud ikkagi ainult sellised seltskondlikud vestlused ja tere tutvus. Aga kui nüüd läheks kohe nii-öelda ajalukku, siis ma nüüd ei tea, kumb teist tunneb Valdo Rohakat kauem, kas Mai Levin või Mart Lepp? Mis aega teie mälestused kõigepealt jõuavad temaga seoses? Ma arvan, et Mart Lepp mäletab teda kindlasti kauem. Võimalik, aga ma ei võisite teda juba näitustel näha ja mina nägin teda ka näituste avamistel 60. aastate päris alguses. Tema enese juurde ma jõudsin, need isiklik tutvus, see toimus kusagil 1970. Ma olin isegi varem tema abikaasaga korra ka tuttavaks saanud, sest teda ei olnud kodus, ta oli Kütiorus arusaadavalt ja teda seal kodus peaaegu ei olnud.
ja korra sai teda nagu otsitud ja see prouaga sai tuttavaks saadud. Tal oli väga selline värvikas ja huvitav proua ka, nagu kunstnik abikaasad on sageli sellised üsna juuresed isiksused ka ja vahel kujundavad ka kunstniku loomingut ja elu ja käekäiku ja nii et prouaga me saime kuni peaaegu 2000. aastateni päris väga sõbralikult läbi. Ja Valduriga jah, siis 70. alguses tekkis nagu niisugune sõprus juba üsna hästi, üsna varakult. Ma tahtsin muidugi näha tema varaseid töid, nii et ma nüüd liigu palju rääkima ei hakka. Ma tahtsin muidugi näha tema varast loomingut, mida ma mäletasin ja tahtsin seda lihtsalt rohkem näha ja siis tuli välja, et 60. aastate tööd olid, kus nad olid keldris kunagi hoitud, need olid viidud puukuuri. Ja ma loodan, et see puukast oli ikka sinna alla pandud päris mulla pinnale. No siis Egle kutsus ühe oma õpilastest ja see, kes oli vist varem neil juba sealt keldris puukuuri tassinud ja tema hakkas need siis tagasi tassima ja siis mul avaldus nagu esimene kord võimalus neid näha. Ma mõtlesin hinnata, et muidugi oli, sest seal oli päris palju toksest töid. No siingi seitel näeb. Millised näiteks nendest töödest siin olid puukuuri tööd? No puukuuri tööd oli kõigepealt. Tegelikult puukuuri tööd olid selle saali piltidest kõik ma olin peale selle, mille ta oli saanud oma ühelt laagrikaaslaselt, ta vahetas selle endale. Nad olid käinud selle meie sünnipäeval ja Valdur seda portreed nagu ei mäletanudki enam, aga ta oli laagris. Mis on 50 aastat teise poole peal? Ja lõpuperioodi, siis kui sai juba nagu maalida ja lubati, ei olnud enam see nii range. Ja ta oli talle selle kinkinud ja no kui ta seda nägi, siis ta ütles, et tead, et mul on seda ikkagi vaja, et mul ei ole sellest peaaegu midagi alles ja mõned joonistused ikka olid. Ja siis ta ikka ütles, et ma annan sulle ühe suure maastiku ja siis vahetas selle omale. Aga need asjad jah, olid praktiliselt kõik seal. Ja. No ma ikka seda kollektsiooni, mis sellest vara, no seda võib kollektsiooniks nimetada või kogu ütleme. Ma seda seal ikkagi hiljem, kui ta oli juba keldrisse toodud, seda ma arvan, et 6 või 7 korda ma ikka vaatasin läbi ja sealt ma tegin ka aeg-ajalt ikka valikud ka oma kogusse, mida ma tahtsin esimeses järjekorras ja tegelikult ma oleks tahtnud sealt, ma ütlen isegi mitte tahtnud, vaid sealt oleks pidanud võtma veel ja veel ja veel, aga siis proua Eetla ütles mulle niiviisi, aga Mart, ma saan aru, et sa hindad Valduri kujunemist, tema varast loomingut, aga tead, sa teed vahelnäitusi ja sa võid isegi teha Valdurist mõne eraldi, mõne väiksema näituse kusagil. Ja tead, millega see lõpeb? See lõpeb sellega, et Valduri pruunide piltide austajad, see müriaad inimesi tormab sinna kohale, Valduri nime peale, näevad neid pilte, näevad, et need ei ole üldse need, millesse nemad on arvunud, milleta nemad elada ei saa ja teadvalt, et nad peituvad Valduris ja me võime kaotada oma klientuuri, sest pruunide piltide osas olid ka kogujad. Olid ka mõned inimesed, kellel oli 100 pruuni pilti ja 150 pruuni pilti ja muidugi see oli kurb selles mõttes, et ega need inimesed paraku kunsti ei tundnud ja nad ei osanud isegi pruunidest kõige paremaid või nii palju, kui neid oli,
et me ei osanud sealt neid isegi välja võtta ja. Aga noh, see selleks. Nii et Ette ütles mulle niimoodi, et Mart, et sa näed, nendel piltidel ei ole ostuhuvi, pildid seisavad ja loomulikult sa saad nad, kõik mis sa tahad. No päris kõiki, ma poleks asi on selles, et mul on ikka teiste klassika loomingut ka üksjagu ja teatud puhkudel rohkem võtta Valdorit ja siis ei ole ju sellist puhki panna ka. Nüüd peab ikka kuidagi niimoodi hoidma ka, et neid päris kahjustada ei saa ja kui näitestel on vaja ükskõik kas kodumaal või välismaal muudemitel, siis sa leiad nad ikka üles ka. Nii et need pildid jäid sinna nagu seda aega ootama, aga jah, enne seda oli tulekahi ja maja põles ja maja ladu põles tervikuna. Põlesid ka mapid joonistustega, mis tal olid ja teiste kunstnike tööd, mis tal olid. Tõesti, Ülo Soosteri asjad vist siiski imekombel olid alles jäänud. Valdur oli vist viinud nad vahepeal Märjamaale, kus meil uus suvekodu peale küttivad. Nii et need asjad jäid alles. Nii põles. No puhulpildid muidugi, need ei põlenud sellepärast, et need ei seisnud kunagi ateljees, seal oli ka selline seis, et pilte kunagi ostjatel ei olnud. Nii et isegi kui mina pidin mõne tuttava sinna saatma, kes väga tahtis pilti saada ja ma ei tahtnud ju kellelgi hakata ise valima ka. Tähtsin, et see inimesele meeldiks, isegi kui ta kroonpilt on. Ja ma ütlesin, et siis helistage ja ütelge kohe telefoniga, te olete minu tuttav ja ma palun, et Valdur teile näitaks midagi. Aga see inimene, ma olin parajasti seal, pidetsesin seal see Krimka jooksis ja mina Valdur armastas ehtaga väga Krimkasid vaadata, see oli nagu puhkuseks päevatööst ja kõigest ja see telefoni kõne tuli ja see inimene, ta pärast oleks ka takas kiitma, kui tema hingele Valduri looming on ja ta ei saa peaaegu ilma selleta elada ja jättis ütlema, mida ma talle ütlesin, mis ta ütlema ja Valdur ütles talle, minge kassi saba alla ja viskas selle toru. Nii et lõbus oli. Aitäh praegu selle eest, ma tuletaksin, selle peale tulid mul selle peale meelde minu enda esimene käik Küttiorgu, mis oli siis 79. aastal, ma olin just ülikooli sisse saanud Tartus ja Mati Miilius, teine meie kuulus Eesti kunstikoguja, kellega ma olin ka tutvunud juba, ütles mulle ühel päeval, ma arvan, see võis olla oktoobrikuu algus, küll oli tulnud just ka hea sõber koolivend ja maalikunstnik tulevane Andrus Rõuk, et nüüd sõidame Küttiorgu, et me lähme nüüd vaatama, kuidas Oakas elab ja siis me sõitsime sinna. Ja see lõppes, iganes mul on lõpp, võib-olla kõige parem on eesist meelest sellepärast, et Miilius ütles Oakale nii, et ma tahan nüüd seda pilti saada. Ja näitas näpuga peale Oakas, et seda ma sulle ei anna. Miilius ütles, et sa pead mulle selle andma. Ja meie Andrusega kuulasime sedasi silmad lahti ja suu lahti, et milline dialoog sedasi toimub, sellepärast, et minu jaoks oli see esimene kogemus Mati Miilusega niimoodi kunstireisil koos käia, pärast selgus, et see on, või siis selgus, et see on tegelikult tema loomulik kunstireis kunstnike ateljeedesse. Igatahes see lõppes sellega, et Valdur andis talle ühe töö ja kui Mati ütles, et tahab teist tööd ka, siis hakkas Valdur karjuma, et mine nüüd juba ära, sa ühe töö juba said, ma ei taha rohkem sind näha, kao siit minema. Ja nii meid saadeti siis rongile ja sealt me jõudsime tagasi Tartusse. Ja ma ei tea, mis Miiluse nendest töödest sai. Ma ütlen konkreetselt nüüd siis Oaka töödest, kas need läksid Tartu muuseumile, kas need läksid kusagile mujal, seda ma ei tea. Aga mäletan, et teil oli ikkagi väga hea Valduri maal. Ja ta neid ka hiljem oma kogu näitustel eksponeerinud, kui ta 1990-ndatel natukene neid tegi. Aga ma ei tea,
Nüüd, millal sina temaga kohtusid? No ega ma täpselt ei mäleta, aga muidugi ta käis Kadriorus kunstimuuseumis näitustel, sellepärast et muuseum tollal oli nagu galerii tasemel või ta tegi väga palju kaasaegsete kunstnike näitusi, eriti alates Tederi direktoriks tõusmisest. Ja siis avamised olid rahvarohked, eriti sellepärast, et näitused olid suhteliselt lühikest aega lahti, nagu tänapäeval galeriides, vahel isegi 3 nädalat ainult või kuu aega kõige rohkem ja siis nad olid muidugi Hiidlaga väga niisugune värvikas boheemlik paar, no nii nagu vanemast põlvkonnast umbes Richard Sagrits ja Niis. Ja siis me käisime ka, kui ta Kütiorgu asus, võib-olla mõned aastad hiljem, võib-olla 70ndate algus suurema seltskonnaga Kütiorgus korras, see oli väga tore, Hiidla hakkas kohe pannkooki küpsetama. Siis oli üks kes peaaegu lokutas oma jalg pannkooki, ta hingas, aga meile seda see ei rikkunud. Ja kõik loomad olid seal kohal ja muidugi tema kiitus sellesse Kütiorgu oli väga suur. Siin on see teosmaa, kus on käed, siin on öeldud, võib-olla selle esimene nimi oli palve, aga minu meelest need ei ole ainult palves käed, kui või hoidvad midagi nagu süles hoidvad käed, võib-olla see ma ikka nii no ja aga palve see teeb sõna ei saanud selle nimega teda hästi ole näituse lihtsalt viis. Ja aga see ühesõnaga see loomeinimestele tollal oli ju see loodushoiu või see Eesti hoidmise idee väga südamelähedane, nagu ta on paljudele ka praegu. Ja siis see looduskaitse selts asutati ju 66. aastal juba paljude loomeinimeste sealhulgas kunstniku osavõtud. Aga see boheemlikkus oli siiski kuidagi niisugune väline või ma olen Harriga nõus, et Valdur Ohakaga oli väga tore kunstist rääkida, nii et ma olen temaga peaaegu terve päeva ükskord koos istunud ja hiljem tema arvutusi siit-sealt lugenud või kuulnud. See oli 80ndatel ja see oli üldse niisugune päris intensiivne arutlemise aeg kunsti üle nii meil kui ka mujal maailmas. Ja minu meelest tal oli kuidagi väga hea ajastunärv, ma püüdsin seda kuidagi selles lühikeses kokkuvõttes fikseerida. See on see uus trükis, mida ma kõigile soovitan. Ja huvitaval kombel nagu jäi see tema ajavaist kuskil nii institutsionaalsel tasandil märkamata. Ma olen vaadanud, et nii uuemal ajal ilmunud lühikeses Eesti kunstiajaloos kui ka selles suuremas kaheköitelises muidugi märgitakse ära, et oli üks neist, kes
Siberisse saadeti ja nagu kuulus sellesse gruppi ja aga siis nagu tema uuenduslikke taotlusi on nähtud eelkõige natüürmortides. Paar natüürmorti ongi temalt reprodutseeritud ja siis on veel öeldud, et 70-ndatel oli ta üks väheseid, kes maalis puhast mahastikku, nimetatud teda Terri kõrval. Aga tegelikult ma mõtlen praegu tema maastikud olid ikka niisugused nägemuslikud maastikud, nii nagu Terrigi. Maastik ise, žanrina ikka on kogu aeg arenenud ja muutunud. Ja lõpuks, et teda on nagu isetegevuslikud kunstnikud matkinud, aga matkis teda muidugi Ivo Lill on saanud temast inspiratsiooni, nii nagu ma arvan, et võib olla mingil määral ka Ilvar Kruusamäe, aga siis nii nagu temagi sai nagu mujal teistelt kunstnikelt inspiratsiooni. Aga siis näiteks kui sellest Tartu, kui Kumus tehti näitused Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster, see oli 2014-15, siis nagu Sooster isegi, ma ei tea, kas ta, mulle tundub, et ta jäi nagu välja. Ja samuti ka ei pööratud talle tähelepanu näitusel Kunstirevolutsioon 1966, mis kord tuli. Aga neil ei olnud, ma kartan, muuseumifondidest teoseid? Ma arvan, et muuseumifondidest ei olnud teoseid. Kõige eredamad, midagi oli loomulikult, teda ju mõisteti kogu aeg. Niisuguseid, tähendab, tema näitusi ei olnud mitte vähe ja sellest te olete just süüdi või, et kogu aeg korraldati Valdur Ohakast väga tihedalt isikutelekisi ja sageli klientidega ja aga võib-olla oli mingil määral süüdi tema teatav äravajumine viimasel aastakümnel või. Aga jah, on ju teada, et ta Soosteriga tihedalt kontakteerus. Aga siis 60-ndatel lõpp, see oli juba väga niisugune murranguline aeg tegelikult, algas postmodernistlik ajastu oli alanud, nagu mida meie nimetasime esialgu Stagna ajaks. Ja ühesõnaga siis tuli järsku oli avangard ära tüüdanud ja tehti pöörak realistlikuma just fotoga seotud laadi poole, erinevatel viisidel fotoga seotud laadide poole. Ja nüüd oli ka see ja minu meelest tema need tööstusmaastikud, mis on muuseumikogudes, on väga varased ja head hüperrealismi näited, need montaaž ja meie tehas, mis on siin reprodutseeritud ja
et see, ta nagu oli ühes rivis seal Ploomipuu ja kes kujutas poissi püstoliga ja aga jah, vot kui oli nüüd see tagasivaade hüperrealismi 2016, kui ameeriklased olid ka kohal, siis ei olnud jälle ohkad. Aga nii, et ta, ma ei tea jah, miks ta kuidagi nii kogu aeg on nii-öelda kahe silma vahele jäänud, võib-olla sellepärast, et ta oli kuidagi kahe linna vahel. Laagrist tulles ta jäi Tallinna, ta nagu ei läinud edasi Erkisse nagu Roode, kes seostus, noh, juba see kool sidus Roodet selle Marani ja nendega, kes Tallinnas õppisid noorematega. Teisalt ta noh, Tartus küll käis, aga ikkagi nagu need vanad sõbrad teda vist ka niivõrd ei soosinud, kuivõrd nooremad kunstnikud, ma arvan, noorematele ta rohkem meeldis. Ja siis nüüd hiljuti oli näitus Itaalia transavangard, no sellest see transavangard, noh, kuskil 79-80 hõigati termin välja, aga noh, liikumine selle poole algas muidugi varem. Ja siin Tallinnas oli siis hiljuti see niisugune kunstnike punt, mille Oliva moodustas ja olid kurvid ja muru, aga oleks võinud olla veel pere ja väga palju kunstnikes. Rühtee liikumine, eks ole, kuulus tegelikult palju rohkem autoreid ja igal nende näitusel oli peale selle veel eraldi selline kutsutud kunstnik nagu, eks ole. Aga alguses oli ikkagi kolmekesi, Kurvits, Muru, Tere. Jah, Tiina Tammetalu esialgu kuulus sinna, aga siis ikka olid niisugused performance'id ja aga... Kas sa tahaks öelda, et Valdur oleks sobinud sinna ka hästi sellesse rühma? Aga jah, miks mitte, kindlasti ütleme, näiteks ta paneb ühele oma maastikest nimeks müütiline maastik, see müüt on niisugune keskne termin üldse transvangardis, mitte mingid tuntud müüdid, vaid nii-öelda oma mütoloogia muutub järsku kunstis tähtsaks. Nagu selle avangardi teatud ratsionaalsusele vastukaalus tekib see. Ja minu meelest õige mitmed maastikud või siis oli allees siin see vana maja kompositsioon, üks mitte. Ja või juba need 60-ndate rebitud vormidega asjad nagu kisuvad sinna poole. Ja Kadriorus muide minu nooremad kolleegid Aru Liivak ja Eha Komissarova tegid juba 88-89 näituse avangardi idee jälgidest. Üks osa oli avangardist, sest nagu selle täiesti teoreetiline jahmine ka ja teine oli transavangard, kus ma mäletan, oli ka Kruusamäe oli seal transavangardi
mõlemas et ma need mõlemas näitused. jah. Nii et jah, ja või siis Tallinna gootika ja üldse niisugused, sest seda transavangardi ei seose, see on nagu seostatakse ennekõike Itaaliaga, aga noh, mulle meeldib see nimi teispool avangardi. Noh, avangard tõesti juba 60-ndate lõpul inimesed tunnetasid, et see kogu aeg see uue taganõudmine midagi hirmus kogu aeg veel leiutama ja siis ja nagu kaotati usk ikka progressi usk hakkas kõvasti kaotama, võib ütelda 60-ndate ikka lõpul juba ja. Aga siit võib-olla läheksime edasi selle sama nii-öelda hüperrealismiga, sest Ilmar Kruusamäe on maalinud ka Lohakast ühe oivalise hiigelportree, mitte ei eksi. Ja Ilmar Äkkasen räägibki enda suhtest nüüd siis Valduriga, et sa oled ise öelnud, et ta on sul olnud suur õpetaja, lausa kurv ja et sa suhtlesid temaga väga palju. Et kuidas su tutvus alguse sai ja millised mälestused sul on temast üldse? Ma märkasin Valduri loomingut mõned aastad varem, kui me esimene kohtumine oli. Ja nimelt 70. alguse 70. keskpaiga kunstikalendrites olid väga ilusad reprod Valduri maalidest ja sellised hästi värsked ja Valdur oli siis 50, aga mulle nad mõjusid väga hästi. Ja meie esimene kohtumine küll oli 79. aastal Valduri näituse avamisel Tartu Kunstimuuseumis. Tol ajal oli selline tava kunstiteadlastel ja muuseumitöötajatele, et kui oli maalinäitus, siis saadeti linna maalijatele noortest kuni vanadeni kutsed näituse avamisele. Ja siis sain minagi kutse sinna 79. aastal Valduri nii-öelda väikeste maalide näituse avamisele seal Vallikraavi teisel korrusel. Ja siis sellele järgnes nagu selline väike bankett, mis oli muuseumi kaminasaalis ja mul vedas nii, et suure ümarlaua ääres ma sain Valduri vasakule käele istuma, Eetla oli paremal käel ja seal üks 8-10 inimest oli. Ja ega mul seal rääkida midagi ei olnud, ma kuulasin ja nautisin seda kohtumist ja Valdur muidugi juba esimesel kohtumisel kutsus orgu, aga orgu ma jõudsin alles 82. Nii et aga enne seda ma olin igal pool kodus ja ööbitad seal Meriväljal ja aga nüüd kui sellest portreest, siis Valdur jah, oma otse kohe ta selline väga hea tavale, praegu ma ütlen, et ma ei maaliks üldse inimesi, keda ma ei tunne. Et ikkagi tahaks mingi 30-40 aastat tunda ja siis on nagu lihtsamalt tuleb välja. Aga Valdurit ma tundsin, kui ma maalisin tema portree, ma tundsin 4 aastat. Ja kuna ma oli mul selline Võru aasta, et ma abikaasa oli diplomi praktikal Võrus ja abikaasa pere üldse Võrus pärit ja siis ma pidin seal Võrus aega veetma. Miks ma pidin, oli ka Afganistani sõda ja ma ei taha sinna minna väga. Ja keegi ei saanud mind üles anda ka, sest ei olnud telefone ja keegi ei tea, kus on Võru ja kus mina olen. Ja siis mul oligi nii, et mingist 80ndate algusest peale või kui ma sinna orgu juba, siis ma sõitsin Võru ja Olsta peatuse vahel, kuhu ma jätsin auto ja siis vändasin sinna jalgsi üle mäe sinna Valduri juurde ja neid kordi lugeda ei jõua üles. Ja siis, kui ma jälle Tallinnas oli mul nagu selline öömaja või selline kohustuslik kodu oligi Valduri ja Eetla juures, sest nad ei oleks ette kujutanud, et ma lähen kuskile Tallinnasse mujale kohta. Ja siis need pikalt veedetud õhtud ja pikad jutud ja
väga maitsvat õhtusöögi teeb, ta ju vaaritas seal korralikult mingeid roogasid, siis oli nii, et küpseski see, et kui ma Võrgus midagi teha ei olnud, siis ma hakkasin Valduri portreed maalima. Ja muidugi see minu tolleaegne see tehnika oli selline, et ma pidin pastakaga kõik läbi joonistama, sest ükski fotomaterjal ei olnud nii kvaliteetne, et sa saad tast aru, mis seal on. Pastakas oli kõige kindlam asi, kui sa üks-ühele joonistad nad läbi ja pärast siis ma olen aastaid olnud mudellennundusega tegelenud, et siis ma millimeetri paberile kandsime kõik need ajakirjas olnud nii väiksed lennukid, siis nad saaks lendu, pidid 4 korda suuremad olema millimeetri paberi peal, 20 sentimeetrisest asjast sai 80 sentimeetrit ja siis selle portreega oli sama asi, et kui oli see normaalmõõtudes portree või ütleme see inimsuuruses, siis kui sa tahtsid teda 3-4 korda suuremana maalida, siis sa kõik selle, mis sa olid joonistanud, korrutasid mõttes nii-öelda, siis ei olnud millimeetri paberit vaja, aga joonistasid nii palju suurema. Ja Valduri portreed ma käisin Võrust veel Tallinnasse sõita oli veidi kaugemalt kui Tartust, nii et ma käisin mitu korda, ikka sõitsin sellel 83. aasta alguses sõitsin Võru ja Tallinna vahet ja siis käisin teda nii-öelda uurimas. Ja et siis värske muljega sõita jälle Võrru ja maalida see maal ükskord valmis. Ja see maal tõi mulle ka ütleme esimese suurema tunnustuse kunstnikuna. Ma sain maali aasta preemia selle eest, noortekoondise maali aasta preemia. Ja kevade poole ma olin ka Ando Runneli portree maalinud. Nii et nende 2 portree eest ma sain noortekoondise maali aasta preemia, mida anti ainult 1 välja aastas. Ja siis hiljem 85 valiti ka nad Vilniuse noorte triennaalile, nii et nad jõudsid edasi ka. Et see jah. Aga kui sa tuletad meelde veel mingid vestlusi näiteks Ohakaga, millest te rääkisite, millele pööras Ohakas tähelepanu või kuidas ta sulle poseeris? Ei, Valdur oli loomulik selles suhtes, et ta, ega ma teda nagu, mul oli nii, et minule meeldis, mulle meeldis öelda, et mulle meeldis teha passipilti. Ja siis, kui inimene vaatab sulle otsa, sa joonistad kõik tema selles otserakursis kõik detailid läbi. Aga kuna ma joonistasin suhteliselt kiiresti, ütlen, et need, mis mind huvitasid, 2 silma, nina, suu ja kõrv, näiteks, need praktiliselt joonistasid mingi tunni ajal. Aga kas te vestasite? Valduriga jutad olid ikka 10 tunde iga kord, sest ma ikka ööbisin Tallinnas vähemalt 1-2 ööd, kui ma Tallinnas käisin. Ja Valduriga mul oli teine asi, et Valdurile meeldisid vanad raamatud ja Tartu antikvariaat Riiamäel, siis ma tõin talle ikka sealt telefoni teel leppisime kokku, mis teda huvitab. Õnneks oli neil telefon seal Meriväljal ja siis ma sain automaadist helistada talle. Kõige hullem oli nende 19. sajandi nende nädala lehtedega või nädala ajakirjad olid köidetud paksudesse ja kui neid 10 tükki tuli orgu tassida, need olid päris rasked kriitpaberil. Nii et ma talle ikka viisin neid ja siis ta alati oli Valduril selline hea komme, ta ütles, et vali üks enda. Et ma sain ka enda väikesse raamatukogu, kus olid siis 1870, 1890 välja antud see esialgsed reprod päris head, pärastpoole läks kriigisemaks ja aga Valdur alati, kui ma olin 8-10 raamatut, sest paksu sikutad sinu orgu, siis ütles, et võta üks ette. Mis sulle meeldib, tema oli nagu kollektsionäär, et temale ei olnudki nagu, ta lihtsalt tahtis seda ajastut õngu, seda 19. sajandit. Aga jutud jah, et Valdur oli nii otsekohene, et ega tema rääkis ausalt, võiks öelda otsekohene ja see oli ka see häda, miks tal oli raskusi Tallinnas. Aga Tartu oli tema sees ja Tartu lugusid ta rääkis mulle kogu aeg ja muidugi tundis, kuna ma
suhtlesin Tartus palju Silvia Jõgeveriga, Johannes Uigaga ja siis ta ikka küsis ja hiljem ka Valve Janoviga, eks, et muidu ma nendega linna veel nagu kokku ei saanud, aga hiljem ma Valvega sain väga palju. Ja siis ta ikka küsis, kuidas meil läheb ja et nendest kohtumistest ta ikka tahtsid, et räägin Tartu mälestusi või neid, nimetame siis hetke selliseid, mis Tartus toimub, näitused või siis kuidas Tartu elu on, see huvitas neid kogu aeg. Aga jah, et Valduri tema selline, et igav taga ei olnud kunagi, nagu sa ütlesid enne ka, et Valduriga oli alati huvitav, siis ta oli hästi otsese ütlemisega ja tema hääl ei värisenud. Ta ikka oli selline terav vend. Mulle tuletas, kui ma mõtlen tema peale, siis ta on olnud ka üks nendest hästi oma sellise otsese ütlemise ja sirge selgsusega kunstnikest, kelle hulgast ma alati meelub Ilmar Torn, kui Ilmar Torn oli kunstnike liidu esimees. Ja kuidas ta mingeid asju läbi surus ja mingit asjade ees seisis, et see oli ka eriti sellised pidudel, kui ta ütles nagu selliseid tõsiseid asju alati välja. Aga neid oli muidugi teisi veel, rääkida juba noorema põlvkonna kunstnikest, ütleme Laapin või Jüri Arrak, eks ole, kohe siia kõrvale tuua. Aga nüüd Peeter Aavist. Peeter, sa oled ise mulle öelnud, et sa tundsid Ohakat juba alates 70 aastate keskpaigast, olid siis veel keskkooli poiss. Kuidas sinu... Ma ei olnud isegi keskkoolis siis veel. Ma arvan, et ma olin kuskil täitsa algkooli lõpus. Aga ole hea, valgusta oma... Jaa, see oli tegelikult täiesti selline juhuslik kokkusaamine, sellepärast, et mu sugulased elasid Kütioru lähedal, kohe seal Nõlva peal, külast, iga talus. Ja nende perepoeg, kes oli minust võib-olla 5 aastat vanem äkki, või natuke vähem, käis Ohakate juurde nagu sulaseks abiks, kui oli mingisuguseid ehitamisi ja töid. Ja siis ta võttis mind ühe korra kaasa, et natukene kelkida niisuguses ägedas kohas ta käib. Ja see koht oli tõepoolest äge, see oli selline see Kütioru rähealune lõkke ümber istusid, siis ma nagu täpsemalt mäletan neid laapinid peale Ohakate. Aga küllap seal oli, rahvast oli rohkem ja mulle kohutavalt imponeeris nagu see, kuidas need inimesed käitusid, millest nad rääkisid, mille üle nad naersid. Ja kõige rohkem see, et mingikas, ma arvan, et ma võisin olla ütleme 14-aastane poiss, kuidas nad mind võtsid enda kampa just nagu omasugusena. Ja paar aastat hiljem siis, kui mul tekkis identiteedi läbikatsumine juba keskkoolis. Ma järjest rohkem ja rohkem huvitusin kunstist, joonistasin omaette, maalisin omaette. Ja siis tuli ühel hetkel meelde, et Eetla ja Valdur olid öelnud, et tule siis mõnikord külla sinna Meriväljale, et sa võid oma pilte näitama. Ja siis ma hakkasingi käima seal oma pilte näitamas. Esialgu oli tegelikult see kontakt põhiliselt Eetlaga, sellepärast, et neid selliseid õpilasi ja kunstnike hakatisi, kes seal käisid, neid oli palju. Need oli päris hea hulk. Reti Saks, kes seal oli vahepeal nende juures peaaegu nagu oma lapse eest ja Ivo Lille, Irene ja Andrus Rõuk, keda sa mainisid ja Kuidas? Aivar. Jah, Rumvolt loomulikult, jah. Ja kõige rohkem tegeles nende kunstnikuhakatistega Eetla, sest Valduril oli tegemist, ta oli põhiliselt ikkagi Molberti ees või siis metsas kuskil. Aga
aga loomulikult, kui siis nagu õhtul Valdur midagi ütles, siis tema sõnal oli veel nagu 5-kordne kaal, seda enam, et noh, ta oli tõesti, ta oli sellise väga, väga selge ja otsese ütlemisega. Et noh, ta ei hoidnud enda teada, kui miski oli nagu vilets tema meelest. Aga samas ta tegi seda rõõmsalt, humoorikalt, väga toetavalt sealjuures. Ja üldiselt noh, minu elukutse valiku juures sai see kõik määravaks. Ja mul on väga hästi meeles üks vestlus Valdori ja Eetlaga. Eetla hakkas mind pinnima seal lõkke ääres ükskord, et no kelleks ikka nagu päriselt nüüd saada tahad. Ja noh, ma elasin okupeeritud riigis, mu vanemad olid represseeritud, ohakad olid represseeritud, kõik, keda ma tundsin, olid kuidagi moodi represseeritud ja loomulikult ma tahtsin mässajaks saada. Ja ma ei mäleta, noh, ma ei mäleta, mis terminit ma selleks kasutasin. Noh, terrorist ei olnud sel ajal nagu veel olemas, aga sõnaga kuidagi ma seda väljendasin. Ja siis Valdur niimoodi muheles nagu heaks kiitvalt habemesse ja Eetla vaatas mulle otsa, et kuule, aga sa vahest peeglisse ka oled vaadanud või? Et seal on nagu väikest kasvu, jalast vigane, sporti sa ka ei tee, et sust nagu saaks nagu hea mässaja või? Jah, mõtle veel. Hakka põnem kunstnikuks. Kunstnikuna sa saad palju rohkem pahandust teha. Ja võt see pani mõtlema küll. Ja eks noh, see tegelikult see kunstnikuks saamine, see oli mul niikuinii mõttes, aga noh, ma tahtsin nagu midagi sellest nagu veel ägedamat teha. Aga no siis ma sain kinnitust, et ma võtaks, see ongi see veel ägedam asi. Ja noh, 80. aastal siis, kui oli see olümpiasuvi, siis Tallinn tehti igasugustest huligaanidest ja poliitiliselt kahtlasest elemendist tehti puhtaks. Koolis kevadisel aktusel õppealajuhataja ütles kohe nagu selgelt ära, Peeter Laurits, Peeter Sauter, teie lähete suveks õpilasmaleva Pätipolku. Sinna ma minna ei kavatsen, nii kui koolis tunnid läbi said, ma läksin Tartu maantele, ajasin pöidla püsti ja sõitsin Kütiorgu, ma teadsin, et sealt ei mitte keegi, eks ju. Noh, seal oli teisigi, kes olid peidus ja varjul ju olnud 2 talve, lausa oli Kaido Kama näiteks, varjas ennast seal võimude eest ja sealt, jah, seal 80. olümpiasuvel ma olin siis Kütiorus enam-vähem nagu 1. septembrini. Ja eks sealt ikkagi algas mu selline kunstiharidus. Kas te koos joonistasite, maalsite ka samaaegselt näiteks Valduriga seal või kas ta õpetas sind seal edasi? Valdur nagu sellesse õppeprotsessi sekkus väga üliharva, eks. Vaatas, ütles paar niukest täpselt sõna ja koos nüüd küll, ei. See oli, see Valduri ateljee oli ikkagi üsna püha koht, vähemalt minu jaoks. Aga seal oli nagu hoopis teine, ühesõnaga see hariduslik külg kogu selle nendel Kütioru suvedel. Seal oli tegelikult neid õpetajaid või neid elavaid eeskujusid. Neid oli tohutult. Laapinit ma mainisin.
Juhan Viiding on väga teravalt meelde jäänud, väga selgelt, ta oli seal väga tihe käija. Toomas Vilt, Vahing, Kõivu olen seal paaril korral näinud. Ja ühesõnaga kõik need inimesed, hästi palju näitlejaid käis, kõik need inimesed oma selle olemasolu ja eluhoiakuga, need mõjutasid niivõrd palju, et see püstitas teatava standardi edaspidiseks. Kui mõelda ka selle peale, et ohakast rääkides tuuakse ikka mõnikord esile see, et ta on veel nii-öelda Eesti-aegne inimene, et ta sündis 1925, 100 aastat tagasi ja et ta kandis, et tema põlvkond kandis veel väga tugevalt sellist vabariigi vaimu või vaimustust või mingit hoiakut, siis kui palju teile, just kõik, kes sellele küsimusele teist vastab, kui palju teie jaoks see avaldus või millest see näiteks avaldus? Ma ei oska öelda, ühesõnaga. Noh, ma arvan, et lõpuks pärast sõdagi kõik oli vanaviisi interjöörid ja eksterjöörid ja aiad ja vutid ja turud ja vanade ajakirjade hunnikud ja vanad raamatud, riiulid. Nii et noh, ma ei tea, ma sellest vaatevinklist ei oska teda hinnata või noh, nagu mina ei tundnud mingisugust distantsi temaga, aga siis ma lihtsalt tahtsin öelda seoses Toomas Vindiga, mul tuli meelde Aili Vind, et Aili Vind tollal kuskil 60-ndate lõpus, 70-ndate algus tegi neid pop-artlikke vaatse niisuguste tooniastendustega. Ma arvan, et Ohakas võib-olla vaatasid, et siit kõik on midagi endalegi, sellepärast, et pruunidele piltidele tegelikult oli niisuguseid pruune tooniastendusega, ühe värvi tooniastendustega pilte, ta on varemgi juba. See ööpilt on reprodutseeritud siin selles kataloogis. Ja siis ta tegi rohelised toonid ja sinised. Liivarannas on sinised toonid, lähevad järjest heledamaks ja siis tulevad veel ookertoonid, lähevad nii tumedamaks ja nagu see, noh, mitte nii selgelt nagu maalilisemalt, aga ikkagi. Ja need pruunid pildid tal, ega see ei ole puhas kommerts või ta on varasemas loomingus ka väga palju seda pruuni kasutanud, talle meeldib see värv, mina ei leia ka selles midagi halba, minu meelest on hea värvi meelega kunstika ja noh, mööda ei pane. Noh, praktiliselt kunagi ta mööda ei pane, et sa ei hakka diskuteerima temaga. Ja siis ja minu meelest on tal selles laadis ka niisuguseid suuremaid ja kogedamaid töid ja ka väiksed on teinekord väga kenad. Ega see näitus ei ole pruunidest piltidest pääsenud, seal sellest 3 või 4 ja noh, neil ei ole midagi niisugust häda. Muidugi 85. oli tal näitus, enne seda oli Viljarahvus ja kõik kunstikriitikud olid ahvastuses
Draakoni galeriis suur, väga menukas müüginäitus, kus olid loomad, igasugused kaamelid, lõvid, kõikvõimalikud loomad. Ja see suur menu oli, ma arvan, et rahval oli juba jõukust kogunenud ja kui kuulutati välja näitus müüks hakkus ta ikka tunnustatud kunstnikud odavalt, siis kõik toimusid. Ja siis tuli Ohakase pruunide piltide näitus. Ma arvan, et isegi mäletad. aga seda nüüd, et Valdurile just väga suureks tagasilöögiks oli 85 ta jõulude aeg sai 60, aga Tallinnas kevadnäitusel teda välja ei pandud. Tal oli hästi suur loodusmaa ja see oli Valdurile ja pärast seda Valduril oli juba raskusi näituse saali jõudmisega. Ja talle pandi varmas ette ja see oli tema jaoks ikka kõva pauk, 85 kevadel. Ja tal oli, ma mäletan, ta tegi suuri nagu sõnajalkadega need metsamaale sellise 2 meetrisi, mitte need, mis pruunid pidid, aga ta oli seda rohekat pruunikat. Aga seal oli enne žüriid olid kõik asjad olid ju seal suure saali seal kunstihoone seina ääres, kõik käisid vaatamas ja mina olin Valduri Eepele koos ja Valdurile näidati siis 60 punastulud. Nii et see oli... Aga seda ärritsid kindlasti need väiksed pruunid maalid, mis olid väga populaarsed, sellepärast võeti see otsus vastu. Ja seda see, tuleb arvestada sellega, et tema oli, ta oli ju kogu aeg vabakunstnik, seda natuke mõned töökohad peale laagrist tulekut, aga üldiselt oli vabakunstnik ja ega vabakunstnikul ei ole kelmagi ja tal oli vist pensioniga ka raskusi uues Eesti Vabariigis minu meelest seda. Rahvapension. No rahvapension. Seda peab üks. Et tollal ikka olid väga tähtsad ka niisugused tellimused ja esinemised ja ostmine ja näitused tõstmine. Aga siis me hakkasimegi 85, kui tekkis selline aeg, et teda eksponeerida ei saanud. Ma mäletan, nad istusid kodus ja olid veidi õnnetusolukorras ja siis ma ütlesin neile, aga milleks küsimus. Nad tahtsid neid pruune pilte ka tegelikult esmajoones näidata natuke rohkem, sest Draakoni galeriisse Eitlale ei lubatud panna telefoninumbrit. Draakoni galerii näitus osteti väga ruttu osteti ära, mõne päevaga osteti kõik need maalid ära. Ja Eitla oleks tahtnud telefoninumbri panna, et siis inimesed saaksid helistada ja siis neil veel järjekorda ukse taga, ütleme, sümboolselt ei olnud. Ja siis ma ütlesin Eitlale, et aga milles küsimus? Me peame leidma niisuguseid väärikaid kohti, nagu võib-olla tõesti kunstihoone galerii ja Kadrioru loss, siis olid näitused ju ka. Et neid me nüüd ei leia, aga vaatame ja mõtleme. Ja siis me hakkasime tegema, ma hakkasin otsima neid kohti, mis olid tasuta kohad ja kus sai ka teha müüginäitusi. Ja sai teha ka näitusi, mis ei olnud ka müügi peale läinud. Üks väikeste piltide näitusi Mustamäes raamatukogus. Seal muidugi müüki ei olnud, aga mitmel pool vanalinnas me tegime müüginäitusi. Ja linnamuuseumisse me tegime linnavaadete näituse. Seal ei olnud ühtegi vaba, meil oli sealt midagi müüa. Me võtsime sinna ka muuseumidelt asju. Aga siis viimane suur näitus, mis ma siis soovitasin, see oli Lauluväljaku Sinine paviljon. Tõsi, ma juba leppisin selle mingil määral kokku ja vankud olid teadlikud ka, et selline näitus tuleks ja oleks huvitav. Aga siis ma kuulsin, mis see maksab.
sest seal oli, ega seda niisama ei anta. me linnamuuseumis ja tervishoiumuuseumis ja ütleme siin Kohtla-Järve muuseumis ja kus me saime näitusi teha. Seal oli ju kõik tasuta, aga seal tuli muidugi maksta, nii et ma ütlesin ka, et ei, et see on niisugune summa. Aga ettevõttes selle peale pruunid pildid juba läksid tookord, et see ei ole probleem, teeme selle suure näituse seal ära ja see oli mõni aeg enne seda, kui see maja põles ja hoolitsesin sellest nii palju, et pruune pilte ma ei lasknud sinna välja panna. Ta tahtis küll ühe sektsiooni pruunidele piltidele panna ja ma ütlesin siis, et seal oli veel, leidsime kas Kildrist ja veel Tuletagi ei olnud veel pilte enne seal võtnud ja leidsime mitmesuguseid asju ja lõpuks ilmusid isegi teata välja inimesed, kes tahtsid 60-ndaid hakata ka ostma. Me panime sinna, kes mõnikord ju moordid ja asjad ja eetlatas selle peale. Ega ma nüüd kõiki ka, mis meil on, viimse pildini ka ja nüüd maha müüma. Nii et nendel ei öelnud veel teha, et nendel ei olnud ka, teistel oli hinnad olid külles. Ma panin neile natuke kõrgemad hinnad, vaatasin seal, et Valdur ka proovi aegus ikkagi madalamaid hindu panna, ma natukene panin talle hinda ikkagi juurde ja et saaks natuke rohkem rahva ja nii edasi. Aga see, mida Kilmar rääkis sellest 1985. aastast, kuidas Ohka maali ei võetud, sa ütlesid kevadnäitusel, eks ole, jah? Et see tuletas mulle meelde praegu seda, et kui ma 2009. aastal kureerisin kunstijoones näituse Tallinna kunstijoones 75, et valitud teosed esimene ja panin sinna välja ka ühe Ohaka teose kunstijoonele. Kogu oli suurepärane kunstikogu, eks ole, kuhu kuulus 4000 teose omal ajal. Siis paar kunstnikku, aga ka mõned kunstiteadlased pärast avamisel tulid ja ütlesid mulle, et aga miks sa ometi panid nüüd Ohaka mingi pruuni pildi välja? See ei oleks küll pidanud siit ole. Nii et millest täna oli paar-kolm kunstnik tööd, mille puhul avaldati sellist arvamust nii-öelda kuluaarides, et milleks need ometi on nagu välja pandud, eks ole, et ei ole ja mõtet. Oleks kindlasti võinud panna kedagi teist. Nii et sellist suhtumist oli veel, eks ole, 2009. aastal näiteks, suure näituse tegemisel, aga kuraatoril on see õigus, eks ole, panna välja selle valikuga, nagu me tahame seda teha. Aga 70ndate algupoolel igal juhul suhtumine siiski oli kuidagi teine. Oli see muuseumi näitus, oli tema 50. sünnipäeva puhul 74 või sünnipäeva eel. Ja siis Maire Toom kirjutas väga teine artikli temast ja kataloogi. Aga hiljem see muutus, aga muidugi ebaõiglaselt muidugi, aga eelarvamused on kergelt tekkinud. See muutus 80ndate alguses, aga mis ajastud olid seal Andropovi aeg, kes mäletab, aga tahtsin Valduri pruuni värvi kaitseks öelda, et need pruunid maalid ei ole üldsegi halvad, sest Valdur tegeles valgusega ja seal ei olnud ainult pruun värv, seal oli hästi palju tonaalsusi ja need metsa suured maalid, mis ta esitas näiteks kevadnäitustele, vabariiknäitusele, need olid hoopis teises formaadis kui need, mida käidi Erfelet ostmas. Ja seal oli just sellised müstilised valgused, mis puude tüvede vahelt tulid ja sõnajalad ja need olid hoopis teises. Praegu ei ole ühtegi maali siin ja ma ei tea, võib-olla Kadriorus 1-2 maali on seal koguduseks. Tartu muuseumis on küll, aga jah, need olid hoopis teistsugused.
kusjuures mind õpilasena ka väga lummas just nimelt see, kui värvirohkeks ta suutis need oma pruunid maalida. Et seal oli sees seda niisugust õhku ja ruumi ja müstikast nii loodud. Ja asi, mis nagu võib-olla nagu väga võt just nimelt, eks ju, selle 80ndate lõpu järgse retseptsiooni tõttu on nagu täiesti kahe silma vahel jäänud enamus kunstikriitikutel nagu see Valduri loodustaju, see niisugune panteistlik lähenemine loodusele, eriti sellele orule, mis oli tegelikult Valduri jaoks ikkagi kohutavalt tähtis ja oluline koht, kus ta ennast nagu pidevalt laadimas käis ka tihti talviti ja et sellest niisugusest panteistlikust loodustajust ma olen vast kõige rohkem tema käest õppinud. Ja Edla Valdur ise millalgi siis, kui ma nende koha ära ostsin 97. aastal, siis me rääkisime ka päris palju mitmetel puhkudel sellest, kuidas see elu nendel seal olus algas ja kõigepealt üldse, kuidas nad selle leidsid. See oli 69. aastal, Eetlal see oli Võru teatristuudio või mingi selline koht, kus Eetla tegi mingit lavakujundust ja nad siis olid koos Võrus, et käia nagu vahepeal vabadel päevadel suusatamas. Ja neil mingi tuttav oli Holsta kaupluse juhatajast. Niimoodi, et nad peatusid Holstas ja siin käisid suusatamas mööda Kütiorgu ja juhuslikult leidsid selle koha ja seal rehealuse, külm talvine kolle, ma kujutan ette seda pilti. Ja Valdur kirjeldas, kuidas Eetla oli hüpanud kõhuli selle kolde peale ja röökinud minu. Ja siis järgmisel, ühesõnaga samal talvel nad olidki siis teinud selle ostutehingu. Ja siis veel üks niisugune lõbus detail nagu sellest esimesest soolaleivapeost, sest tegelikult see Kütiorg muutub selliseks, ütleme nagu Kuku-klubi filiaaliks või väljasõidulaagriks, eks ju, siis suviti kõik need kukulased käisid. Aga esimene suur pidu oligi 70. aasta, mis on 22. aprill või 21. aprill, millal see Lenini sünnipäev oli. Lenini 100. sünniaasta oli see nende esimene suur pidu seal Kütiorus ja see vana peldik, mis oli mäenõlva peal, peldiku ukse kohal, selle aamvalgi sisse oli nikerdatud 1870. See oli tõenäoliselt võetud sellest eelmisest elumajast palk. Ja kuna see klappis siis Lenini sünniaastaga, siis peldik ristiti mausoleumiks ja siis võeti napsu ja võeti kätest kinni ja tantsiti ümber selle peldiku löögitantsu Lenini auks ja kiituseks. Niimoodi rääkisid mulle Valdur ja Eetla, ennast siis seal veel kohal ei olnud. See kõlab nagu kirja panemata peatükk Eesti performance peal. Ja tõepoolest. Aga kui sa selle Kütioru kompleksi nii-öelda ära ostsid, siis palju sinna, ütleme, nüüd siis mõlema
mõlema loomingu jälgib, palju sa seda kaasa sai või viis eestla kõik ära Tallinnasse? Looming oli ikkagi, sinna ei olnud midagi jäänud. Seal oli, ma leidsin veel, ma olin seal juba mingisugune aasta elanud, siis ma leidsin ateljeest mingi niisuguse, peaaegu nagu seina vahele oli topitud üks lõuend, niisugune pooleli jäetud, päris suur. Ja mingi 1,5 korda 1,5 meetrit ja seda oli tehtud tõenäoliselt mingisuguse temaatilise kevadnäituse jaoks, tööstusteemaline, mingi toru ja raudredel, mida mööda mingisugune mees valguse poole ronis. Aga jah, ennem selle valmimist oli ilmselt oli Valdur käega löönud ja oli jäänud nii nagu oli. Aga ma sellegi poolest ma panin ta sinna ateljeesse üles. Lõpetatud või lõpetatud. Päris lõbus valgusesse pürgimise ristkülg. Kui ma ise vaatan nüüd Oaka töikas või ainuüksi selle ülevaate näituse põhjal, siis ja eriti selle ruumi põhjal, mis mulle tohutult meeldib, siis on küll ikkagi selline tunne, et 60. aastaid ilma Oaka loominguta me ei kujuta Eesti kunsti üldse ettegi. Et see niivõrd omapärane ja originaalne peatükk, me vaatame näiteks need sürrealistlikke töid, ütleme siit samast, eks ole, või siis juba need kubistlikud teosed, millest ta peab väga huvitavat dialoogi Picasso pärandiga, eks ole. Et see on tegelikult veel selline osa, mis ootab väga tihedat läbikirjutamist alles meie kunsti ajaloos. Aga kindlasti 70-ndad ka. 70-ndad ka, absoluutselt. Nende maastikega ta esines Vilniuses ja Triennaalil ja ühesõnaga äratas tähelepanu. Ja 60-70 on tema loomingus minu meelest ka väga erakordselt põnev aeg ja kas või üks peaaegu esimesi nagu popiga seonduvaid asju, näiteks 1965. aasta töökoon, mitte nüüd aastaarvult ei eksi, mis on teises ruumis, mis on õhtune linnavaade ja me loeme sealt välja sildi kohvik. Ja ta näeb välja selline varase popi peegeldus meie kunstis, jälle väga põnev asi. Nii nagu Mai rääkis juba enne siin esimestest hüperrealistlikest töödest, transavantgardiga suhestumisest, et samas ta suhestub popiga, rääkimata siis abstraktsest kunstist ja omamoodi ka sümbolistlikust kunstist, eks ole, mis Peetri jutu kaudu tuli välja just see panteistlik suhtumine, eks ole, loodusesse. Neil on väga erinevad komponendid, mille alusel tema loomingut analüüsida võime ja see teebki tema loomingu nii huvitavaks ja põnevaks, see mitmekülgsus. Et ta ei ole ühekülgne, vaid ta on oma vormi ja idee tasandil niivõrd mitmekülgne autor. Ja võib-olla lõpetuseks ma küsiksin teilt ka selle kuulsa portree kohta, mis ripub siin samas ruumis, mis on meil siis monograafia kaanel ka. Et kuidas te seda hindate, milline on legend selle taga? Ma mõtlen ka kollektsionääri legend, et kellele seda kõigepealt oli pakutud? Kas oli vist nii, et kõigepealt pakuti seda Martiniidusele? Oi. Ei olnud õige? Ei. Millest seda pilti ei ole näinudki, võib-olla. Jah. Ei. See pilt oli meil, kui Hitler ehitas selle maalilao või mingil ajal korraldas ka nüüd keldrisse. Ma mäletan, ma esimest korda nägin seda siis, kui me tegime näitust linnahallis ja paralleelselt ka Paksus Margareetes.
ja siis me valisime neid pilte ja mis sinna me paneksime. Margaretesse läksid ka merepildid suurel määral, linnahalli muu ja siis ma ütlesin Valdole Veetrile, et no see pilt peab igal juhul sinna minema ja tõstsin sellega nende piltide hulka, mis järgmisel hommikul vara läksid siis linnahalli teele. Kui ma neid pilte hakkasin vaatama, mis olid linnahalli jõudnud ja nendele enam kohtasid soovitama, siis minu üllatuseks seda maali seal muidugi enam ei olnud. Aga seda pilti ei tahetud eksponeerida, nii nagu ütleme siin ees saalis on üks 49. aasta küülitamisele lein ja seda joonistust ka ei näidatud, samuti seda vangidega pilti, sellepärast et need oleks ärritanud. Aga see pilt oli siis kuidagi silma alt kadunud mõnda aega ja siis ükskord ühel suvel ma muidugi avastasin ta jälle ja kusagilt teiste piltide hulgast ja ilma raamita muidugi ja siis ma Etlale ütlesin, et seda Valdole autoporträi, et ma tahaks oma kogusse tüüdi. See peab mul ilmselt olema. Ja Etla ütles niiviisi, et tead, see ei ole mingi probleem, aga et siin on niisugune lugu, et see on täitsa Valdur. No kõik Valdur. See on üks Valduri silm on Valdur ja tema nina ja suu ja aga tead, see teine silm ei ole. See teine silm ei ole Valdur on. Tead, ära muretse. Ma võtan ükskord selle, mul on natuke aega, ma võtan selle, ta tegelikult ju tegi ka ise pruune pilte. Ja valustas neid muidugi ka Valduri silme poole. Nii et võib-olla mõnel teistki on ettemaalistul Valdur hakkab pruun pilta kodus näiteks siinaga. Ja ta ütles, et ma toon selle, ma katan selle värviga ja ma toon selle silma täpselt, kopeerin selle silma. Ja muidugi ausalt öeldes ma ehmatasin loomulikult. Võtsin selle pildi ja peitsin selle niisuguse kohta, kus ta poleks seda iialgi teiste pilti tagant pannud ja positiivne tõgurvidi, nii et ta poleks seda sealt üles leidnud. Ja siis läks tükk aega mööda ja siis ükskord ma võin ikka jälle välja. Ja ütles, tead, ma ei ole jõudnud, ma ei tea, mis ma teen. Ja ma ütlesin, ei tead, et see on ikka ajastu märk ja 60. aastad ja ega 60. aastate pilte ei sobigi üle maalida või midagi sinna lisada. See peab ikka nii jääma, nagu ta on ja las ta on. Ja siis ma käisin ka Kütiorus päris tihti ja me olime Kütiorus Valduriga õhtul seal lõkke ääres ja siis ma mõtlen Valdurile, et kirjeldasin seda pilti, mis mul on ja ütlesin, et huvitav, et sina oled niisuguse pildi teinud. Et muidu niisugusi rõhutatud niisugust kontseptsiooni, nagu on välja toonud ikka Põldroos ja Olan Maran aga sinul on niisugune pilt, mis näitab kunstniku olemust nõukogude ajas, et aju on välja võetud, üks silm on lihtsalt välja löödud, sellepärast et kunstnik võib elu ainult ühe silmaga vaadata. Sotsialism piiratud. Nina on nüüd jäetud tõesti, et natukene saaks nõusutada, suu on ka väänatud ja teete kõrvu ja kõrval, et jumala pärast sa ei kuule, mis räägitakse. Ja ma ütlesin siin Valdurile, et huvitav, et sina oled niisuguse pildi teinud. Ja Valdur, kui me vaatame neid 60. aastate pilte, tegelikult ta oleks võinud nii mõnestki asjast kujundada nagu laadi mõttes. Teha näiteks kas või seda pürgimust, niisuguse pilte rohkem. Et kui me mõtleme näiteks kas või Olan Marani peale või mõnede koode peale, ta oleks võinud laiendada. Aga ei, ta oli üks ainukene ja ta sai seda valmis. Ja siis ma ütlesin talle, ma näed, et niisuguse pildi sa oled teinud ja ütlesin, et kuidas see sul siis õnnestus ja tema ütles, et tead, et pime kana leiab ka vahest teha. Selline ajalugu.
sest Mart, mina olen kuulnud sellist legendi sellega seoses, et Miilius oli käinud kunagi tema juures ja Oakas oli siis küsinud, et millist tööd sa nagu soovid ja oli pakkunud ka seda tööd ja Miilius seda tööd ei võtnud, see valis ühe teise, ühe märksa realistliku. Ma olen kuulnud sellist versiooni. No seda aga seal oli niisugused portreed. Ma arvan, et me käisime temaga koos esimesi kordi. Ja omakat ei olnud kodus ja proua oli ja proua ütles meile, kui me olime juttu ajanud, et te võite mõlema valida omal ajal ühe pildi. Ühe väikse pildi. Miilus ma hakkasin sealt pilte vaatama ja ma valisin ühe Eetla portree pika kaelaga, mida siin väljas ei ole. Neid portreid on veel, nii et ega kõik ei ole ja ka teisi asju 60-ndatest on meelde veel, need ei ole siia mahtunud. Ja Mati ütles, et aga see ei ole väike, me pidime ainult väikse pildi pidime saama valida ja see oli sama suur umbes ja siis ma hakkasin Miilusele, siis oli mõttes, et vali mulle ka piltest. Asi on selles, et tema ei osanud oma asjad ise valida. Laapin, ta ei osanud üldse valida. Laapin ütles talle, tead, ega siis sellest ei ole midagi, et sa ei oska valida ja kunstnikud valivad sinu. Tead, nad ei anna muidu oma kõige paremat pilti, aga ega nad kõige kehvemad ka. Aga kui sa ise valiksid, leiaksid selle sealt ateljeest üles. Ja siis ma hakkasin talle otsima ja Eetla tuli vahepeal juba üles ja ma hakkasin talle sama head enam-vähem, kui ma omale valisin. Ja siis oli niisugune, kui Eetla tuli üles ja ta ütles, et aga et seda tahaks, no meil nagu seda tahaks, et kas seda võib ka võtta, aga see ei ole väike, et see on suur ja et ta ütles, ei no muidugi või. Ja siis ta ütles, kuigi ma olin selle omale valinud. Aga ta ütles, et Eetlalt, siis ma võtan selle omale. No vot, ja mina valin temale pildi ja tema võtab selle omale. Ei olnud probleemi, sellepärast, et mul oli Valduri igasuguseid töid oli küll ja üks mingisugune pilt oli Eit Kukega, see oli ka niisugune kergelt pistikum aega ja ma olin selle arsist ilusa raamiga tellinud ümber ja see talle ilusasti meeldis ja mis mina valisin pika kaelaga Eetla, mis on sugulaslik ja täiesti omaette nähtus. Seda eriti ei meeldinud ja siis mõtlesin, no vahetame ära. Aga kuule, Mart, aga sa võtad selle ilusa raami ümber. Mõtlesin, et ega ta kuulub selle nii kuulub. Ja ma sain selle pildi, selle esimese pildi, ühe esimestest pildist, ma olin selle jah tagasi. Sellele mehele on üks raamat suundumitud ja ta on vahastuses. See on sõnaga, selle sõnum on, et Jumala pärast ärge võtke igasugune teooriaid küsimused. Ja seda pildi saab tõlgeda. Ja sellest pildist võib arvan ka oma mulle keegi lubas kiri. Aga see töö oma nii-öelda ilma ajuta tuletab meelde ka ühte teist avalikus ruumis olevat vastavat tööd, see on Eduard Vilde bareljeef Harju tänaval tema monumendil, kus ka peas haigutab tal auk selles oma koha peal, nii et teatud määral tüpoloogiline sarnasus.